täiesti esimest korda oli siuke huvitav koht nagu Päkal oli Otepääl. Detsembrikuu ja aasta võis olla 95 või kunagi, et see oli väga ammu. Lihtsalt kohtusime jõuluteemalisel Otepääl. Aga muidugi siis jäi aastaid jäi vahele, enne kui me hakkasime nipet-näpet. Kuule, ei tohi! Võtke lapsed ära, palun. Issi, emme tahaks. Ei, ärge koputage ka midagi. Mina olin võib-olla olingi 15. Vähem isegi. Kirliga aasta noorem veel, et siis ei saanud tekkida mingisugust sihukest momenti. Siis oli lihtsalt sihuke mänguline olukord ja noortel ikka võib-olla väike tõmme tekkis ja nii see oli. Aga tollest tekkis veel pikk paus vahel, enne kui me lõplikult üksteist tundma saime. Sai valitud Otepää kool ja Kirli oli samuti Otepää koolis ja nii need vahetunnid võib-olla hakkasid ühiseks muutuma ja nii edasi. Hohoo, käed värisevad natuke juba. Nii. Natuke veel ja valmis. See ei käi lahti, see käi. Ma valmis. Ära, vaatad minest või? Võid lahti teha, ilmselt liiga kaua. Ta pani jalga. Sa mäletad esimest suudlust? Täpselt ma nüüd ei tea, sest me olime kõvad musutajad. Meid nimetati isegi liimijateks, sest ühised Helbi õhtud ööklubis olid, olidki 3/4 olid nokkapidi koos. Et väga raske mäletada seda esimest jälle, võib-olla siis kõige tähtsamat. Ma seda täiesti esimest ei mäleta. Aga ju see pidi hea olema ikka. Ma ei tea. Oota, kes see ettepaneku tegi ja kuidas? Jaa. Ettepaneku tegi meil Mihkel. Me olime parasjagu Jurmalas. Muidugi plaan oli olemas, mul oli sõrmus juba varem. Me käisime tegelikult koos vaatamas, tema ütles, et temal oleks nii äge meeldiks see Kihla sõrmus. Ja mina vaikselt siis ostsin selle ära ja järgmine kord, kui me läksime uuesti vaatama, siis ta oli nii õnnetu, et see oli ära ostetud. Aga ta ei teadnud, et selle ostsin mina. Ja siis mõtlesin, et kahju, et läks seekord nii ja nädala-2 pärast läksime siis Jurmalasse puhkama, väikest lõbusõitu tegema vees ja siis basseini ääre peal panin põlve maha ja sealt see tuli.
ja Mihkel olete soovinud täna 11. juulil 2014. aastal siin Pühajärvel sõlmida abielu. Kõik need kirjaread Kas sina, Mihkel Keemu, võtad oma seaduslikuks abikaasaks Kirli Ilvese, et teda armastada ja austada? Jah. Kas sina, Kirli Ilves, võtad oma seaduslikuks abikaasaks Mihkel Keemu, et teda armastada ja austada? Jah. Eesti Vabariigi nimel kuulutan teid Mihkel Keemu ja Kirli Keemu seaduslikeks abikaasadeks. On kaistuste ja suudluste aeg. Vahest keset ööd ma mõtlen, kallis, kas sa tead, et kõik need öeldud mõtted ja kõik need kirjaread ei ole öeldud lihtsalt tuulde, et neid ei mäletakski aeg, vaid et nad hoopis kõlaks suur. Vaid et nad hoopis kõlaks suurelt taevalae. Ma arvan, et abielu on üks vanast ajast juba üks väga ilus tegu. On jälle käes see, milles päikest taas näeb, see imede aeg, mis viivuks nii mööduvalt läheb. Ma sammud nüüd sean sinna, kus jälle õhtust saab päev, sa seda ju tead. Ma loodan, et aeg seisma jääb ainult siin minu jaoks. Veel üks hetk võiks vaid mööduda nii, et ma näen, kuidas õnn võib ka pöörduda siin meie jaoks. Iga päev nüüd vaid näen, kuis päike kustutab öö. See on hetk, mis võiks jäädagi nii, ta justkui me teevad siin jälle särama lõpp. Seda tunda võin nüüd alati. Jääb kõik nii, alati. Jääb kõik nii. Su silmist ma loen ja pilgust sul naeratust näen, sinna peituma poen. Ja loodan, et aeg seisma jääb ainult siin minu jaoks. Veel üks hetk võiks vaid mööduda nii, et ma näen, kuidas õnn võib
ka pöörduda siin meie jaoks. Iga päev nüüd vaid näen, kus päike kustutab öö. See on hetk, mis võiks jäädagi nii, ta justkui me teevad sind jälle särama löön. Seda tundagi nüüd alati. Jääb kõik nii alati. Jääb kõik nii. Iga päev nüüd Mihkel ja Kirli on Otepää hüpliku maastiku vahel leidnud teineteist ja ma tahaksin tõsta toosti nende terviseks, et ilusaid aastaid oleks neil lausa 100. Iga päev nüüd vaid näen, kus päike kustutab öö. See on hetk, mis võiks jäädagi nii, ta justkui me teevad sind jälle särama löö. Seda tundagi nüüd alati. Mis sa arvad sellest, et nad otsustasid abielluda? Ma arvan, et see on täiega vahva mõte ja Miku on sellest nii kaua mõelnud ja tahtnud seda teha ja tegi selle ära. Mäletan seda, et alguses oli mingi musutamine neil täiega, musukursused. Aga kus ja miks? Ei tea. Mis te soovite neile abieluaastateks? Kirge ulakust. Raha ikka. Ikka on tervist ja mis teil veel on? Et kõik hästi läheks. Isaki ikka üksteist vahepeal kotiga, kui vaja. Ja just olge need, kes te olete päriselt. Mis sa küsisid? No miks nad sobivad? Miks nad sobivad või? Ju see nii peab olema, seda miks inimesed sobivad. Seda ei saa ju öelda tegelikult. Sa vaata neid. Sobivad lihtsalt. Igati pidi. Woo!